Ja ongi taaskord jälle uus Nookasti osa eetris. Janar kahjuks endiselt haige, aga mis teha, küll mees ükskord terveks saab või ei saa. Elame näeme, seega elame talle kaasa. Loodame, et varsti on mees jälle saates tagasi. Kuid see ei tähenda seda, et Nookasti meil ei toimuks ja nagu ikka on meil saates ka külalised ja kohe siit lähengi sinna, et tere tulemast saatesse Rene Kildvee ja Mattias Nahkur. Tere kaunist. Nii, esiteks suur aitäh teile mõlemale, et leidsite selle tunnikese, et meiega siin natukene täna juttu puhuda. Ja kuna esimest korda olete saates, siis alustame meie saate sellise klassikalise küsimusega, mis koosneb 3 küsimusest ja siis juba vaatame edasi, kuhu meie jututeemad meid viivad. Aga et rääkige siis oma sõnadega ka, et kes te olete, kust te tulete ja millega täpsemalt tegelete. Kumb alustab, võite ise valida, Suujefa, ma ei tea, kuidas teil asi käib. Noorematel on alati ees õigus. Selge. Aga mina olen siis Mattias Nahkur. Mina tulen Nõo ja Elva külje alt, et väike küla, Illi küla. Ja mina olen siis Nõo noortekotkaste rühma Viikingu alfa grupi Salga pealik. Selge, nii. Mina Kildve, ei tule ka kaugelt, tulen Lukke külast, Lukke mõisa lähedusest. Olen Kaitseliidu tegevliige ja noorkotkaste rühm Viikingu rühma pealik. Selge, nii, aga hakkame siis kohe täpsemalt sealt pihta, et äkki võib-olla, kuigi me usu, et inimesi väga palju on, kellele sõnapaar noorkotkad nagu selline täiesti võõras asi on, aga alustame sellisest lihtsast ja elementaarsest, et mis organisatsioon võib vist niimoodi öelda, täpsemalt siis noorkotkad on ja millega nad siis täpsemalt tegelevad? Ta on Kaitseliidu alla kuuluv noorteorganisatsioon, noored kotkad, on ka kodutütred, poisid siis, mida mina juhin, siis on noorkotkaste rühma. Et pigem on, ta on isamaalise hariduse baasil, et kasvatame Eesti noori tugevateks isamaaliselt hariduseks, annaks et isamaalist haridust, teavad ajalugu, matkatarkusi ja kõike sihukest hästi palju, mis puudutab ka igapäeva elu. Et millest tegelikult vanem generatsioon, ka mina juba igapäeva elus nagu tähelepanu ei pööra. On see siis sootustehnika tulealaselt, siis täna meil on kriisiabid, igasugused siuksed, et proovime olla nutimaailmast väljas ja reaalselt füüsiliselt midagi katsuda teha ja teada, mida me teeme. Selge. Ja sina, kuidas sina siis nii-öelda jõudsid sinna, et peaks liituma noorkotkastega, et kas see oli juba kuidagi selline, ütleme, imikueas juba selge, et ühel või teisel viisil sinna tee viib või kuidas sinna sina jõudsid? Kusjuures ei olnud, et motivatsiooniks oli minu isa. Et siis, kui Ukraina sõda algas, siis isa liitus Kaitseliiduga ja taas loos siis Elva Draakonid. Ja siis ta kutsus mind sinna, ma hakkasin käima, tundus suht lõbus, et tegelikult see lõimumine ja teistega kohtumine, see oli suht suur osa sellest. Ja ikka veel igapäevaselt kohtab uusi inimesi, et alguse sai siis jah sellest, et isa oli motivatsiooniks. Selge. Ja Rene, räägi, kuidas sinu tee viis üldse sinnani, et nüüd oled noorkotkaste siis nii-öelda, kas peaboss võib öelda või? Peaboss on seal veel, aga ütleme jah, Viikingite juures olen pealik mina. Käsen, järgmise etapi jätan ära ja lasen. Aga ei, mul on siin rõõm olla. Ja kuidas ma siia sain? Kolisin Tartust, nüüd on äkki 6 aastat, 7 aastat tagasi Nõo kanti. Loomulikult oli seal ajateenistuse läbisil 99 ja loomulikult selleks motivatsioonikilluks ja kõik see oli loomulikult siis Ukraina sõda. Kuna ajateenistusest nii palju möödas ja relvastus ja kõik muutunud, siis astusin ka Kaitseliitu
mis on Nõua jääb Elva malevkonna vastutuse alla. Astusin siis Elva malekonda ja kuna elupaik ja kõik on Nõo vallas, siis täpselt tema isaga, siis Alari Nahkuriga sai räägitud, et 2006 või 2007 lõpetati tegevus Nõos viikingite rühmal, mis tegelikult siin oli kunagi juba, siis oli plaan see taas asutada. Kuna ma ise ka suure vere isa, siis hästi palju lastega tegeledes tundsin, et ei ole see nutimaailm ja see, kus lapsed võiksid koguneda või nad reaalselt võiks teha seda loodusest, lõimuda inimestega, kellel on ühine eesmärk ja tahtmine ja kõik see. Ja siis taas asutasimegi selle Nõo rühma viikingid. Pidin küll algul siin abis olema, et seda teha, et see käima saada. Aga kui sa vaatad neid 30 silmapaari ja see peaks neile ütlema, et järgmine nädal koondust ei toimu, no see endal ka magamata öö, ma ei suuda seda. Ja praegusel hetkel tunnen küll, et need lapsed on täpselt nii kaua minuga, kui nad kasvavad, kotkatiivad lähevad suuremaks ja astuvad siit välja, aga hirmu ei ole selles, et Nõo vallas jääks noortest puudust, et neid tuleb järjepidevalt peale. Et ma arvan, et lähen bensile haige jala ja kotkaste rühma pealikuna. Selge. Aga siit kohe siuke kiire küsimus ka, et selle noorkotkaste siis rühma nimi on Viikingid, aga see selles mõttes kirjutatakse sellisel huvitaval viisil, et 2VIKING, et kas äkki on räägiks sellest ka, et miks just selline nime valik ja miks see siis selliseks nimeks sai, et ma saan aru, et algselt oli ka see ja sealt nagu tuli, aga kas on teada, et millest see nimi siis täpsemalt tuli? Võib seda absoluutselt küsida, aga ei kinnita, ei lükka ümber, et tegemist on Narva viikingitest tuletavad siis nime kombinatsioonist. Okei. Aga see ei pruugi nii olla, on plaan kokku saada vanade viikingite juhtidega ja nendega diskuteerida ja arutada. Oleme saanud tagasi nende viikingite kirve. Oleme saanud tagasi nende ise tehtud vanade viikingite poolt lipp. Et meil on niisugune väike ajaloopagas on olemas, mida me kindlasti hoiame ja talletame. Aga need vastused täpselt võin anda tulevikus, kui olen nendega kohtunud, et kus täpselt see nimi on tulnud. Selge. Aga nüüd korra tulles sinu juurde, et kui oli nii-öelda aeg noorkotkastega liituda ja see otsus nagu vastu võetud, sinu poolt siis vastu võetud sai, et kas sul oli mingisuguseid selliseid, ma ei tea, eelarvamusi või asju ka noorkotkaste osas, et mis seal toimub, mis seal võiks toimuda ja siis kas neid eelarvamused said kuidagi murtud, ma mõtlen siis nagu heas mõttes, kui sai sinna mindud ja päriselt asjas nii-öelda osalema hakata? Jah, kindlasti said, et eelarvamus oli üldse, et see on nagu mingi selline väike grupp, et kõik on kuskil toas, räägitakse loenguid, asju niimoodi, slaidiesitlus lükatakse ette, aga tegelikult oli täiesti teistsugune, võib-olla jah, koondused kui nii jah, on sees, aga sa teed ka midagi praktilist tavaliselt seal. Et kõige esimene koondus, kus ma käisin, oli sideõpe. Et siis oli see alguses nagu alati on teooria ja siis peale seda tuleb praktika. Et see täiesti muutis mu silmanägemist selle noortekotkaste osas. Ja tekkiski see suurem huvi peale, et rohkem käia, rohkem asju teada ja õppida juurde. Ja siin ennem sa mainisid ja nüüd paranda mind, kui ma siin nii-öelda valesti selle info edastan, aga et sa olid alfa rühma juht oli see, mis sa ennem ütlesid või alfa salga juht. Vot, et äkki sa paari sõnaga avad seda ka, et mida tähendab olla alfa salga juht ja kuidas sa siis selleks üldse said? Alfa salga juhi, salga pealikuks sain ma niimoodi, et meil tuli hästi palju poisse juurde viikingitesse ja siis oli aeg, kus pidime panema siis poisid siis salkadesse. Ja enne seda olin ma juba salga pealikuks võetud
ja ma just tulingi Viikingites salga pealikuks, et eelnevalt olin ma Draakonites Elvamas, aga noh, mind kutsuti siia ja ma meeleldi tulin, kuna ise elan ka Nõo vallas. Ja ma ei ole kahetsenud seda, et tegelikult näha, kuidas need poisid kasvavad ja õpivad ja neid juhtida on olnud väga hea kogemus. Kindlasti. Ma kuulastan, et vastutus on ka vast selline päris suur on ju. Aga see vist on positiivne pigem kui pigem negatiivne. Just. Aga kui nii-öelda minu info mind ei peta, siis ma saan aru, et selline, ütleme, Kaitseliidu teema on meil siin ikkagi pigem selline populaarsust koguv asi meil siin Eestimaal ikkagi olnud nagu paari aastate jooksul. Ja kas siuke, et meil oli, ja sa just mainisid, et 30 silmapaari oli vist see, et kes on nagu praegu on. Aga et ütleme, et minu küsimus on nagu selline, et kui kiiresti siis ütleme, kui noored metsa lähevad sellisest nii-öelda nutisõltuvusest siis lahti saab, et kas seal pead piltlikult öeldes jõuga telefonid ära käest võtma ja siis läheb asjaks või on pigem selline siiras tahtmine nagu kohe nii-öelda noortel ka sellest internetimaailmast nii-öelda lahti saada natukene? Seal on kuidagi niimoodi, et kotkapoeg siis reaalselt nooreks kotkaks juba astub ja on jõudnud esimesse laagrisse. Et ta on sellest koondustel, mis me siin teeme kas õues või väljas või mitte siis laagri olustikus. Et kui ta tegelikult tunneb juba siis, et see on tema jaoks, siis ta ei ole see indiviid, kellel see telefon oleks nagu tähtis. Et pigem, kes leiab tee noorkotkasse, siis see inimene ei ole nagu väga see nutisõltuvuse inimene ka. Et pigem seal on tegevusi ja kõike seda lõimumist, uusi inimesi, kontakte ja uusi väljakutseid niivõrd palju, et see telefon ei ole see, mille jaoks, mis neil isegi meelde tuleks. No see on muidugi super positiivne. Absoluutselt. Aga kui nüüd rääkida, tulla näiteks sellise, ütleme, näite juurde, siis et oletame, et uus noor otsustab nüüd liituda Viikingitega ja ütleme, et mis siis võib tema sellest nii-öelda esimesest koondusest oodata? Et esimene koondus on kindlasti me kõigepealt alustame siis, mis minu jaoks on hästi tähtis, ongi see sama lõimumine ja ühtsustunde tekitamine selles samast salgas või üldse rühmas. Et me kõigepealt saame kõigega tuttavaks, et me ei hakka nagu suruma mingist õppekava, see ei ole kunagi prioriteet, selle jaoks on oma aeg. Kõigepealt meil on A ja O on ikkagi pere, koolitööd, sport, mida teevad. Et kui selle kõrvalt aega ja siis me lähme meil on jagatud see õppekava, siis meil on 6 järku, alustame siis 6. järgust, seal on nagu põhitõed ja kõik väiksed asjad ja seal ongi põhimõtteliselt see koostatud väga mõnusalt ja hästi niimoodi, et ta ei ole isegi, kui noorkotkaks võib saada 7–18 aastane Eesti kodanik, siis need 6 järki ei ole selle koormust tekitav siis sellele 7-aastasele. Et tema saab selle avastama siis rõõmu nüüd, et kui ta teeb näiteks esimene asi on, et saab ühendust oma rühma pealikuga, siis me teeme nagu väikselt mänglevalt sõnumi teel, et mingi väike visioonikene nagu, siis temal tekib see silm juba särama, et tema sai sellega hakkama. Ja see annab talle selle jõudu nagu edasi minna. Et seal ei ole nii, et sa pead jõudma, et tekib inimesed see vastikust, et neil on kool nagu nii, kus nad peavad päev läbi istuma, õpetaja käseb, poob ja laseb, on ju. Et see on siiski vennaskond. Kõlg õla kõrval, sõjas ja rahus. Jah. Aga ütleme, sina kui noor inimene ja aktiivselt noorte eluga selles mõttes kursis olev inimene, et kas ütleme sellises igapäeva tavaelus, ütleme koolielus ja sellises elus, et kas on ütleme tänu sellele, ütleme siis ma ei tea, nutisõltuvusele ja millele iganes veel, nagu siis tunda nagu sellist nii-öelda, ütleme siis isolatsiooni võib-olla niimoodi, ütleme omavahelist kaugust siis, mida siis võib-olla sellises noorkotkaste rühmas selline on võimalik seda vendlust tekitada, mis võib-olla väljaspool seda on nagu väga keeruliseks muutunud. Et kas seda on nagu tunda nagu ka? No tegelikult, kui see teema üles tuua, siis on küll tunda, et varem käisin Elva gümnaasiumis ja seal oli päris palju seda tunda, et
kellelgi oli nutiseade ja siis noh, oli täiesti nagu lukus seal ekraanis. Mitte, et rääkisid temaga ja siis vastab sulle, mis asja, ei kuulnud. Aga nüüd ühes teises koolis, kus ma käin, et oli riigikaitselaager ja seal oli nagu see suurem muutus. Enne seda oli päris paljud olid nutiseadmetes, ei suhtunud üksteisega väga palju, aga peale riigikaitselaagrit, kus me päriselt saime lõimuda ja üksteisega rääkida ja telkides koos olla, et üliäge oli ja peale seda oleme kõik nagu üks suur vennaskond terve klassi peale. See on nice. Aga äkki, kas sa paari sõnaga võid saada tahad ka avada nagu seda, et mis siis täpsemalt seal riigikaitselaagris nii-öelda toimub? Riigikaitselaagrid on muidugi erinevad, mõeldud piirkondadel ka erinevad. Et too riigikaitselaager, mis meil oli, tol oli põhimõtteliselt meditsiinipunktid, et kuidas siis esmaabi anda oma siis lähimale kaaslasele. Siis oli retk 15-kilomeetrine. Oli vist umbes niimoodi. Ja siis olid erinevad muud ülesanded, mis just paneks meid koos mõtlema ja koostööd tegema, et me üksteisega läbi saaks ja niimoodi, et lõpuks siis näiteks probleemidest tule siis lõpuks lahenduseni välja. Et seda oli päris palju seal ja eriti just see, et üksteisega hakkama saada, isegi kui see inimene võib-olla otseselt mingit moodi ei meeldi sulle, aga kui sul ei ole muud varianti, siis sa ikka oled temaga, räägid temaga, teed temaga asju. Et ma arvan, et see avas päris paljudel seal silmapiiri, et tegelikult on rohkem kui lihtsalt erinevused. Ja ma usun, et ka nii-öelda õpetus nii-öelda nägema siis neid sarnasusi, mis tihtipeale võivad jääda sellisel pealiskaudsel suhtlusel nagu niimoodi märkamata. Aga Rene, sulle üks selline küsimus nüüd siit, et ilmselgelt ei ole mul vaja rääkida sellest, mis olukord maailmas on, väga pingeline, igat pidi küsitavad olukorrad igal pool. Et kas selline noorkotkaste õpetamine on ka nagu ütleme tänu sellele kuidagi siis nii-öelda muutnud oma kuidagi vormi või stiili võib-olla, kui ta oli siis ütleme siis varem, ennem kui me ei olnud sellises kohas, kus me maailmas praegu oleme? Jahaa! Ja pigem on võimaluste poolest, et ma lihtsalt leian, et kuna siis nendel lastel on ta siis kodutütred või noored kotkad, nende vanemad on teinud hästi paljusti juba otsuseid, kas liituda Naiskodukaitse või Kaitseliiduga, siis see on suurim eeskuju lapsele, et see on ka see, et nad tulevad siis, astuvad siis noorteorganisatsiooni liikmeks. Ja kui rääkida siis malevatest ja malevkondadest, siis tänu sellele kõigele ühiskonnale on hästi palju hakatud arendama siis näiteks ütleme droonivõimekusi ja kõike siukseid asju. Ja keda me veel saaks seal kasutada kui noori kotkaid. Et kuna meil olid rahalised võimekused ja need olid nagu piiratud, et seda siis pakkuda noorkotkastele, siis suured kummardused Elva malevkonnale, kes meile pakuvad seda võimalust peagi avatavast droonisimulaatoriga klassis. Siis me saame tänu sellele, ütleme selle olukorrale, mis meil nagu ühiskonnas on, mõeldakse kõrgemalt poolt võimalustele. Ja minul on võimalus siis vabatahtliku noortejuhina siis pakkuda oma kotkastele seda võimalust sellega tutvuda, selle alaga ja sellega nagu tegeleda. Ja jah, et pigem on, jah, et see on nagu see nii palju mõjutanud siis, et on emad-isad läinud siis Naiskodukaitsesse sinna Kaitseliitu ja siis nende lapsed on siis tulnud noorliikmeteks. See suhtes nagu mõjutab küll.
aga olen siin natukene Noorkotkaste kodulehte siin uurinud ka vahepeal ja siin üks asi, mis mulle silme jäi ja võib-olla sellest lihtsalt nii-öelda näitlikult natukene rääkida, et ka võib-olla ilmestada seda, et mida noorkotkad täpsemalt teevad. Et siin on üks huvitav nii-öelda siis artikli pealkiri võib öelda, et tormisimulaator pani julguse proovile on siin asi. Et kas te oskate mulle paari sõnaga rääkida, mis asi on tormisimulaator? Mina ei oska sellele praegu vastata, ei ole väga täpselt kursis, et ma võin midagi eeldada, aga ei ole. Neid simulatsioone ehitatakse, tehakse igas võimalus, et matkida siis võimsalt erinevaid nagu reaalseid hetki, aga reaalselt tormisimulaatori, sest ma ei ole ei puusaga olnud ja kahjuks või õnneks ei ole minu kotkad ka seal lendanud. Selge. Aga ma saan aru, aga mingisuguseid muid simulatsioone on vist ikka läbi viidud, ma saan aru, või ei? Ei, no absoluutselt, et oleme nagu võimalikult palju nagu taas elustanud mingeid olukordasid, et kas ta on siis metsas ellujäämine, tule tegemine, kõik see olukord metsas, kui reaalselt sa avastad, et sa oledki eksinud ja väljapääsu ei ole. Et me läheme muidugi nulltsooni, miks see juhtus ja kuidas seal ellu jääda, et tekitada sama reaalne olukord. Sama ka siis naiskodukaitset saame väga palju tuge meditsiini osas, täpselt samamoodi, et ehitame välja reaalse olukorra, et sealt kuidas siis välja tulla, mida teha, mida mitte teha, kuni siis reaalselt elupäästva esmaabi andmise, kui siis kõnega 112. Ja tulekahjudel sama asi, et olukord, et reaalselt maja me põlema ei pane ja kotkatiibu seal ei kärsata, aga reaalselt, et kuidas see tuli kustu saada ja kõige parem on see, et teos, et mida teha, et seda ei teki. Siin võib-olla tuleb kohe mul sellist nii-öelda ellujäämisest metsas kohe nagu selline, ma ei tea, võib-olla elementaarne küsimus. Aga mis on võib-olla sellised, ütleme, kõige sellised siis, ütleme, sagedasemad vead, mida inimesed metsas teevad, kui juhtub, et läksid seenele ja ei oska enam tagasi tulla ja nüüd on natukene halb olukord? Esimene viga tehti juba seal, mida ma igas nagu ellujäämiskursusel, mida ma teen noortele ongi see, et teavitamine. Et reaalselt on see vanama, ema, isa, Jüri või Paul, et lähen sellesse metsa, tulen välja sellel kellaajal. Kui ei ole, on juba kõik sul hästi suur protsent tehtud selleks, et sind otsima hakatakse. Ja reaalselt, kui sa sinna metsa siis ära eksid, et ongi juhtunud, kas sa siis oled teavitanud või ei ole siis teavitanud, et kindlasti mitte paanikasse satud. Ja reaalselt tunnistada seda olukorda, et ma nüüd olen eksinud, mitte ringi joosta seal, vaadata taevasse, kui reaalselt hakkab pimedaks minema, tuleb hakata mõtlema selle peale, et see öö seal metsas üle elada. Ja sealt edasi need samad, kuidas seal ellu jääda, kotkapoisid teavad ja saavad õpetada ka vanematele kodus, mida kahjuks väga palju vanemad ei tea. Tõsi. Aga kas tihtipeale on ka seal, ütleme, süüdi võib-olla selline, ma ei tea, inimese enda võib-olla natukene üleolevus, et ei ole seal midagi nii keerulist, aga kui olukorras ise ollakse, siis tegelikult ei saada millestki aru. Absoluutselt, täpselt see ongi nii, et vanemad põlvkonnad, kes olid aina rohkem allapoole minnes siis, või vanusest ülespoole minnes, olid ikkagi korilased rohkem ja nende lapselapsed siis minu vanemad või juba mina olin siis alati tölpanud ju seal kaasas. Ja eeldades siis ma ju kõike tean ja ma kõike oskan. Seni, kuni tekibki see olukord, et sa reaalselt oled eksinud, siis aitab ainult teadmised, et seal ellu jääda. Ennetus on see esimene asi, mida siis peaks inimese nagu tunnistama, peaks seda tegema. Aga vanemad põlvkonnad, ütleme, ega ma päris aus olla ka ise metsa minnes nüüd aastaid tagasi, ma ei teavitanud kedagi. Ma olen ju mees, ma lähen ju metsa. Naistel samamoodi, sõbranna tegi kukeseentest pilti, mina tahan suuremat saada, ma teen ka pilti. Ja nad pildistavad seal metsas ja siis on aku tühi ja ühel hetkel nad saavadki aru, nad ei tea, kus on ja aku on tühi. Ja võivad olla kõik teadmised ja asjad, aga juhtub mingi loll õnnetus ja... Absoluutselt. Ja.
aga Mattias, sulle siit kohe võib-olla väike selline küsimus, et kas sul on mingisugune selline asi, kui nii-öelda metsas madistamine piltlikult öeldes käib, kas sul on nagu mingisugune asi, mis on nagu sihuke eriliselt nagu lemmikvärk ka, mis seal toimub? Ja siis vastandiks sinna kohe juurde lisaks veel selle ka, et kas on nagu mingi selline asi, mis on nihuke, hakkab jälle peale ole nüüd ettevaatlik. Teisel ei pea vastama, kui ei taha. Minu arust kõige huvitavamad ongi just need matkad, erinevad matkad, mis just kotkastele tehakse. Et neid on väga palju erinevad pikkused, erinevad kohad, aga neil on just see, et neil on õppepunktid vahepeal, testivad su teadmisi, sinu kiirust, sinu orienteerumist, topograafia võimet ja kõike. Aga mis just paneks mind ohkama, ma ei oska midagi öelda. Kõik on lihtsalt fantastiline, jah? Põhimõtteliselt küll, jah. Aga on jah, et mõned teemad on nii palju tehtud, et veidikene võib-olla tüdineb ära, aga tegelikult see on just hea, et tuletab kogu aeg meelde asju, mis võivad väga kergesti ära. Ja ma kujutan ette, et seal vist kindlasti on, ma ei tea, kui on mingisugune siuke vihasem matk, mingi 15-20 kilomeetrit, mis iganes asju, et seal vast mingil momendil vist ikka tuleb natukene väsimus ja tüdimus, no kaua ma siin kõnnin, aga see vist omakorda ka vist nii-öelda tugevdab inimesena, et nii-öelda ennast läbi pressida sellest, et ei jõua, ei taha, aga teed ikka selles mõttes, et kas seda olukorda tunnetan ka ja pärastpool on siis see nii-öelda hea tunne, et pressisid ennast läbi võib-olla negatiivsest olukorrast? Kindlasti on. Et ma tean, viimane matk, kus ma käisin, siis 3 viikingi poisiga oli siis Kährik ja Kährik oli siis 50 kilomeetrit oli kokku ja meie jõudsime siis 35. kilomeetrile, enne kui 2 liiget tahtsid katkestada ja siis enam ei saanud edasi minna, kuna olid valud, villid, asjad, kõik, et üleväsimus, et tegelikult väga hea saavutus, mina olen küll väga uhke, et mina ka. Jah, et tegelikult see, et nad esimest korda käisid sellisel retkel ja matkamängul, see oli 35 kilomeeter on väga hea sõna. Vanad nad muidu olid, kui siia küsida võib? See oli eelmine aasta, see aasta? Oli see aasta? Ei olnud, eelmine aasta ikka. Jah, eelmine vist oli küll. Jah. Aga lõpetamata rännak ei ole mitte kunagi kaotus. Lõpetama rännak on koht, kus sa saad ka õpikohad. Et analüüsida, miks tekkis vill, miks tekkis see, et see on õpikoht ja see on vaieldamatult parim tagasiside iseendale. Ja kindlasti. Aga võib-olla natukene avada paari sõnaga seda ka, et mis see Kährik oli selle nimi, jah? Et mis see täpsemalt siis on, mis seal nii-öelda tervel sellel matkakäigus siis nagu täpsemalt toimub? Et ma saan aru, et see ei ole ju ainult nii-öelda kõndimine punktist A punkti B nii-öelda, et seal toimuvad asjad veel. Et seal oli jah, et kaardi järgi tuli orienteeruda, aga tuli vältida siis avalikke teid, kuna oli välja pandud vastastegevus. Ehk siis isikud, autod, kes siis on sinu vastased ja meile oli antud kõigile 4 elu. Nii. Et ongi, et seni kuni su elud otsa ei saa, et seni sa oled veel elus või siis kuni sa ei katkesta. Et tegelikult oli jah, vastastegevusega oli suhteliselt raske, kuna enamus ajal nad lihtsalt tiirutasid ühte sama kohta. Naljakas moment oli ka see, kui me olime kuskil 25. kilomeetri peal ja meil oli niimoodi, et me olime sellises kohas tee äärest umbes 20 meetrit ja mõlemal pool oli 2 lagendikku ja siis oli see üks võss. Nii, me kuulsime, auto tuleb, läksime võssi, ootasime, auto jäi seisma
ja siis ma kuulsin, kuidas Priimus läks tööle, hakkas kohvi tegema seal rahulikult 20 minutit. Ja siis lõpuks hakkas sõitma uuesti, et 20 minutit läks selle peale, et ta tahtis kohvi teha. Et seal ei ole ja niimoodi, et sa käidki kuiva katsamist tegema ja mingit punkte, et reaalselt oleme üles ehitanud siukse reaalsed olukorrad, täpselt vastutegevuse ja sellega, et adrenaliin on ikkagi üleval, et ja siis täpselt nagu te ennist küsisite, et kas on tahtmine nagu alla anda, et peaks olema täpselt see piir peakski tekkima, et kuidas sellest üle astuda. Et lihtne loobud, tavaliselt kui meeskond üks loobub, siis teine mõtleb, no tegelikult ongi läbi. Et see ongi see vennaskonna tunne, me peame ühise eesmärgil võitlema minema edasi. Ja üksteist edasi just täpselt, et see piiri edasi lükkamine, see on see rattamaraton, jooksumaraton või ükskõik mis asi, et tahes tahtmata inimese organism hakkab võitlema, et kuule, et aitab küll, sa oled juba tubli olnud, et nüüd mine koju sauna nüüd, et selle piiri nihutamine ja puhtalt sellepärast, et mu vennas on kõrval, et me lähme koos edasi. Et see on ka hästi oluline osa seal. Aga ma saan aru, et siis ütleme, võtame selle sama Kähriku praegu näiteks selles mõttes, et ütleme, et sai see 35 kilomeetrit sai ära läbitud ja kas siis ma saan aru, et peale seda siis, kas järgmine päev või kuna iganes, kas siis nagu toimub siis nii-öelda nagu grupiga nii-öelda analüüs siis nagu terve selle nii-öelda matka analüüs, et mis läks õigesti, mis läks valesti, kus olid asjad või kas see on juba selline individuaalne töö iseenda? Ei, pigem mina kui rühmapealik siis alati, et kas see on nüüd Kavilda matkamäng, mida viikingid see aasta panid kinni. Sinna sellest tahaks ka paari sõnaga rääkida. Ja ikkagi igast asjast minu jaoks ongi see super, et nad lähevad tegema, nad ei pea minema sinna võitma. Nad lähevad kogemusi saama ja täpselt analüüsima, õpikohtasid otsima. Et järgmine aasta paremini ilma eksimusteta. Või uutega. jah, see on nii, kui täpselt samad veate, et siis vist on jah. Aga Kavilda mängud nii, et viikingid panid selle kinni, mis seal täpsemalt toimus, seega palun. Kavilda matkamäng on ka Puhja külje all ja eelmine aasta me vist jäime minu teada oli iga aasta, aga see aasta oli siis minu palgapäev. Mu kotkapojad panid, seal oli 2 vanuseklassi, olid nooremad, see aasta olid ka lapsevanemad ja viikingite vanemad olid ka esindasid, said väga tublisti hakkama, ma olen väga uhke. Ja veel uhkem siis olengi, et kuna ma vabatahtlik noortejuht, siis see oli minu suurim palgapäev, tõid selle võidu koju. Et seal on samamoodi erinevad punkte, ongi samamoodi kaardialusel liigud, äkki 25 kilomeetrit ala, mis see võib olla. Liigud selle ala läbi, erinevad punktid, kus meditsiin, mälumäng, ajalugu, kes viskab kummikut, veetakistuse ületamine kummipaadiga. Põhimõtteliselt kõik on meeskonnatöö ja igas punktis nad saavad siis hindavaid punkte. Ja siis lõppkokkuvõttes läheb aeg punktidest saadud siis hinnangud, punktid kokku ja sellest siis kuulutatakse välja võitja. Okei. Ja palju seal nii-öelda siis neid gruppe kokku osales? Ei pea täpne, see võib ka olla umbkaudne. Kas kokku oli neid 30 kanti äkki? Opa, nii palju. Ja need eri vanusegrupid on suur, pluss siis vanemad sinna arvest. Minu teada, ei kinnitele ümber, oli 30 kanti. Aga palju neid gruppe siis üldse Eestis kokku? See oli puhtalt, ta ei olnud riiklik, et sealt siis valitigi välja meie Tartu Maleva poolne siis see, kes esindab riiklikul. Aga kuna meil kahjuks läks niimoodi, et see auhind siis oligi, et nad saavad esindada selle riiklikult, see oli siin, mis Vapramäel toimus ka siin suurem, jah. Aga kuna paha lugu oli see, et kuna ta oli auhind, siis meie kotkad pidid siis esindama viikingid siis meid Tartu Malevat seal, kuna me olime korraldav malev, siis nad ei saanud seda. Ma küll poistelt küsisin, et nad said seda osa võtta niimoodi, et arvestusse ei lähe. Ega nad viskasid tiivad laiali ja noka pikka. Ütlesid, et kui ei lähe, siis ei lähe meie ka. Aga meil on konsensus, et me kedagi ei suru. Et
Samamoodi küsisite ennem, kuidas salgapealik, kuidas sa said salgapealiks, on samamoodi. Salk ise valib. Valib endale salgapealiku ja valib ka salgapealiku abi. Ja niimoodi iga aastal. Et kui salgapealik või abi reaalselt oma kohustustega siis hakkama ei saanud, siis ilmselgelt järgmine aasta kotkad teda rohkem ei vali. Et meil on kõik konsensuslik seal. Jaa, aga siit väga tore, et käis korra see Vapramägi ka siit läbi, et see vist oli 4. oktoobril, kui siit minu info mind ei peta vist, kui see toimus Vapramägi. Jah, ligi 260 noort ja noorte juhti osalesid siis sellel ja lisaks ka siis, jah, ühe sõnaga, aga tahaksingi minna sinna, et aga äkki räägime natukene sellest ka, et mis seal Vapramäel siis täpsemalt 4. oktoobril siis aset leidis ja palun, kumb tahab alustada taaskord? Mina ütlen niimoodi, ma ei taha siin eriti valetada ja sellepärast ma ei ütle ka, ma ei ole väga kursis, ma tean, et ta oli samasugune põhimõtteliselt matkamäng nagu Kavilda suuremas mastaabis ja osa võtsid siis kõik üle-eestilised ja minust oli ka äkki väljaspool Eestit. Lätist oli just. Et oli põhimõtteliselt see grande finale siis sellele asjale, et kõik malevad on eraldi siis teinud oma meeskonnad parimad välja valinud, siin on see siis kokku ja aga põhimõtteliselt süsteem on sama, et liiguvad kaardi järgi, orienteeruvad punktist punkti, täidavad oma ülesandeid ja siis lõppsooritus siis võetakse kokku. Kuna võin öelda, et ühes kohas, kus ma ei käinud, oligi see koht, et sellepärast ma väga palju kaasa rääkida ei oska. Selge. Aga Mattias, sinu juurde korra tagasi tulles, et kui palju nüüd sina kokku nendel erinevatel matkadel osalenud oled? Oskad sa umbes öelda? Hea küsimus. Nii vana kala juba. Neid on ikka kümneid. Ega kui täpne arv meelde ei tule. Täpne arv ei tule. Ei, aga ei, sellest ei ole midagi, sellepärast, et minu küsimus on pigem just selline nii-öelda isikliku kogemuse küsimus, et kas sul nii-öelda tuleb meelde veel mingisuguseid selliseid erilisi seiku, vahet ei ole millistest matkadest, mis on sulle kuidagi eriliselt nagu meelde jäänud ja kuidagi, ma ei tea, tuletad meelde, kui mõtled heldinult tagasi elatud elule? Praegusel momendil otseselt niimoodi ei tule. See, kus on rosinad andsid ja elu pääsid. No nii. Võid ma vahel lõpata siia? Jah. Seal on lugulaul on järgmine, et noored kotkad saavad käia ka siis, ütleme, Kaitseliidul on välisõppused, et samamoodi tulevad sinna koos noortejuhtidega kaasa, teevad seal kõrvalisi asju tegevust. Seal tollel üritusel võttis ka Mattias Nahkur, ta on, ma päris ausalt ütlen, topograafia spetsialist, et une pealt, droonindus on teine teema. Ja me kohtusime, see oli öine orienteerumine, haige suure lumega. Minu lahingpaariline oli 2-meetrine mees, siukse jalajäljega ja kõndis minu ees, mina kõndisin tema jälgedes. Ma ei ulatanud tema jalajälgede põhja. Liikusime, oli minna 1500 meetrit, oli mööda läinud üle 3 tunni. Ma mõtlesin ilmselgelt, ütlesin, kuna ta esimene mees lahingpaarin luges kaarti ja me oleme eksinud. Tegelikult ei olnud, see läbitavus oli nii košmaarne, läbi võssi, paks lumi. Ja olime seal sumpaid, ma ei mäleta neid tunde ja kilomeetreid ühes nurgas. Minu omadega nii läbi. Mul oli piimapet täis, mul oli see murdumishetk juba, et kas ma lähen lõpuni. Ei olnud väga palju veel minna, aga ja ma sain temaga ühel punkti metsasihi peal kokku ja ta nägi, et ma lipsasin seal vett ja ma üldiselt ei vea midagi seal taskus kaasas, kuigi ilmselt võiks. Ja ta andis mulle ennem edasi liikumist, ta andis peoga rosinaid. Ja näksisin, et see on samad rosinad ennem edasi liikumist ära ja ma olin täiesti teine mees. Et minule jääb see meelde, aga temal nagu metsas liikluse orienteerumisega probleeme ei ole. Ta on nagu digitaalne GPS on ees, et see müts maha meie eest, mis on minul väga nõrk.
aga siit mul tuleb kohe sulle küsimus, et aga mis siis on need eeldused, et saada topograafias vaieldamatuks meistriks? Mis? Ma ütleks küll, et otsene harjutamine, ise igal pool orienteerumis käimine, just kodus ka samamoodi saad panna endale, kas või telefonist võtad kaardi lahti, võtad mingid kaardi pealt, võtad mingid punktid ja siis üritad neid läbi käia, kasutades seda sama kaarti, aga siis ise füüsiliselt kasutades just neid sihte, mida sa näed. Et näiteks on mingi ristmik, näed ristmikku, aga sul on punkt pandud kuskile ristmikust veel väljapoole võssi sisse, siis seal on mingi näiteks mingi matkaraja märk. Et kui sa kaardi võtad, vaatad, et umbes kuhu poole see sealt on, siis sihi järgi saad väga hästi orienteeruda. Aga ma otseselt tõesti ei oska öelda, kuidas mina niimoodi lihtsalt suutsin, et ma ei tea, mul on öeldud ka ühe kapteni poolt, et mul oleks nagu sisse ehitatud kompass. Aamen. Geenidega kaasa võttud. Aga võib-olla siit mul tuleb kohe üks küsimus veel siia juurde, aga mis on sellised võib-olla kõige, ütleme siis sagedasemad vead, mida inimesed teevad, kui nad orienteeruvad metsas või siis tegelikult ka kus iganes, et mis on need sellised asjad, mis tihtipeale ütleme siis tavainimesele saatuslikuks saavad? Nad teevad endale asju keerulisemaks, kui nad tegelikult on. Nii. Näiteks ongi kompassi järgi orienteerimine, et kui sul on kaart veel, on palju lihtsam, aga need, kes tõesti ei tea, kuidas kompassi ja kaarti koos kasutada, neile läheb see ülikeeruliseks, nad hakkavad üle mõtlema, mis need numbrid seal kompassi peal on, need kraadid, asimuudi määramine, kõik need, mis need nooled seal on, et tegelikult ongi, et kompass võiks nagu selgeks õppida, et ta ei ole väga raske. See on veidike keeruline, kui sa hakkad neid asimuute asju võtma sajandike. Aga muidu ongi see, et kompassi siis asimuudi järgi orienteerumine, kui sul on siht antud ja sa pead sealt sihilt saama siis selle asimuudi, et siis keerad, ma ütleks, et ei panda tähele, et on see kompassil põhjavärav on olemas, et see on see, et see põhjanool läheb sinna 2 joonedesse. Nii lihtne see topograafia ongi. Et jah, et tõesti olen näinud, kuidas inimesed panevad täitsa teise kuidagi joonte vahele või niimoodi ja siis panevadki mööda. Ja suurema kaardi peal, kui see on ütleme 100 000 ja sa paned kuskil 5 kraadi asimuudist mööda, sa lähedki kuskil pool kilomeeter või rohkem isegi mööda, et päris suure vahe teeb tegelikult. Ja see on see väike kraad, mis omakorda annab lõpuks selle suure selle ja. Aga siin korra tulles tagasi, mul oli 2 küsimust korraga peas, vabandust. Topograafia teebki sellise. Jah, meelde tuli. Siit korra meil käis ennem läbi ka see, et ütleme, nüüd on võib-olla selline uuem asi, mis kindlasti on siis nüüd ütleme lähematel aastatel, ma usun, et rohkem integreeritud on see droonid, mis meil siin ennem käisid jutust nagu läbi ka, et kui palju see, et meil nagu droonid, mina taaskord selline selles mõttes asjakauge inimene ja kes saab oma info kuskilt internetist, võiks kui ma lolli peaga arvata, et ongi ainult droonid lendavad igal pool ja kõik ongi ainult droonid ja robotid ainult võitlevad kogu aeg. Aga kuidas see seda, ma ei tea, kas on päris niimoodi õigesti öeldud, aga kas piltlikult öeldes niisugune sellist sõduri elu muutnud on, kui võib nii küsida? Kindlasti on. Ukraina väidetel on kindlasti näha, et droonid annavad väga palju juurde.
et droone on muidugi palju erinevaid, on eraldi luuredroonid, on dropperid, mis siis viskavad asju alla, oma meestele saab süüa, visata jooke, mida iganes. Et kõikidel neil asjadel on mitu erinevat kasutusala. Et näiteks inimeste otsimisele, kadunud inimeste otsimisele termodrooniga isegi päevasel ajal on väga hästi näha, leida üles, politsei kasutab neid ja isegi meie kasutame neid. On üks näide, isegi nüüd ta oli selle aasta alguses kevadel vist. Minu arust oli, aga Hellenurmes oli siis vanem meesterahvas kaduma läinud, siis politsei oli eelmisest õhtust saati teda otsinud. Mina ja siis üks kamraad veel läksime siis teda otsima. Meil olid ATV-d ja 2 drooni, tavadroon ja termodroon. Ja politsei vihjetel, et kus alas ta võis siis umbes olla. Me läksime otsima järjestikku, et tee otsadest sõitsime kõik läbi, vaatasime. Kuniks lõpuks oligi, et jõudsime kuskile matkarajale, sõitsime üle silla, vaatasime, leidsime telefoni, et siis ta ei saa kuskil väga kaugel olla. Et akku oli küll tühi, et helistada ta ei saanudki kellegile, sellepärast oligi viimane koht, kus ta telefoni numbri järgi pingiti seal. Ja siis mõtiskleme, rääkisime politseiga ka veel läbi ja siis plaan oli, et kui tulevad seal avatumad põllud ja asjad, me kasutame drooni, et leida teda, termodrooni eriti, et vast leiame ta üles, aga asi oligi selles, et 20 minutit umbes oli juba vihma sadanud, et see asi läks juba kiireks ära ja siis oli kuulda mehe hääle kutsungit, et kutsus midagi. Ja siis ma mõtlen, vaatan ringi, võtan paar sammu tahapoole rohkem kraavi äärde ja siis vaatan, et käpukil maas on vanem meesterahvas, lihtsalt vihma käes, ei tee mitte midagi. Ja siis ütlesin kohe paarilisele ka, et seal on üks vanem meesterahvas, et lähme vaatame. Nii läksime mõlemad ATV-te peale, sõitsime tema juurde ja tuli välja, et ta oligi meie mees, keda me otsisime. Ja kuna ta oli juba eelmisest õhtust, oli ta kadunud, oli juba, ma ütleks, et minutite mäng, et kui ta oleks saanud, siis hüpotermia, et õnneks. No eellooks ma panengi niimoodi, et miks ta seal oli, kes need kamraadid oli, see PPA ehk Politsei- ja Piirivalveamet kaasab siis Kaitseliitu inimeste otsingule ja Kaitseliit samamoodi kaasab siis noori kotkaid, kellel on oma pädevus, temal on siis orienteerumis, metsaotsingu, droonipädevus. Siis oli ka ta seal kaasas ja tema selle inimese elu jättis, et sai ka PPA-st tänukirjad ja et põhimõtteliselt on päästnud inimelu. See on ülivinge, ülivinge. Ma kujutan, aga tollel momendil vist selline pinge või siis olla nagu erakordne, kui sa seal nagu asjas ju sees oled ja sellega nagu tegutsed ja see pingetaluvus vist peab ka olema ikka nagu selline päris erakordne või kas see on ka selline treenitav asi, mille nii-öelda ka võib-olla omandad rohkem näiteks noorkotkastega just liitudes? See on kindlasti treenitav just see, et sa ei hakkaks paanitsema, kui on kriitiline moment. Et just see oligi meie ülesanne, oli see mees leida ja oligi, et loodetavasti elusalt. Et õnneks leidsime ta enne üles, et kiirabi võttis ta üle, aga meie ise juba enne panime talle vihmakeebi peale ja telkmantliga panime ka ümber, et ta veits soojeneks. Ja õnneks sai ta elusalt välja ja minu arust kuuldes on temal kõik korras.
See on ülikõva, ülivinge. Aga siit tuli mul vahepeal selline küsimus ka, ütleme, see on, ma usun, et pea nagu vist kõikidele poistele ja meestele meeldivad igasugune tehnoloogia ja põnevad vidinad. Et üks asi on kindlasti droonid veel, aga kas on veel mingit lahedat tehnoloogiat asja, millega saab noorkotkastes kokku puutuda, võib-olla millega igapäevaselt nii-öelda niisama chillides kokku ei puutu? See on väga hea küsimus. No tehnika, igasugune erinev tehnika, siis on igas paintball relvad, kõik laservestid, et reaalselt tuua nagu see reaalne olukord sisse. Aga ma ei tea, kas te olete tähele pannud, meie saate lõpuni on jäänud veel, võtke jätke 10 minutit, see ei ole meil täpselt, see ei ole nüüd niimoodi, et nii kui aeg kukub, siis kõik kohe lõpetame, aga et vaikselt hakkab meil saade lõpupoole jõudma. Aga enne seda veel äkki küsin veel sellise küsimuse ka, et kui parasjagu metsas ei ole ja noorkotkaste asjadega ei tegele, siis mida te teete, et võib-olla ennast nii-öelda lõõgastuda ja vahepeal nii-öelda sellest siis ütleme siis tavarütmist võib olla välja lülituda, kui üldse, või võib kogu aeg metsas valmis? No minul kahjuks või õnneks viimasel ajal, eks ma pean mingi korrektuure oma elus tegema, aga kui ma ei ole noorkotkastega, siis ma olen Kaitseliiduga. Ja kui ma ei ole Kaitseliiduga, nüüd meil oli siin see Fox-laager, siis ma olin nädal aega Fox-laagris. Ja kui ma ei ole Fox-laagris, siis ma olen Kaitseliidu koolis õppinud midagi. Aga seal jah, et on seal palju asju, aga kotkas ei ole laululind. Arusaadav, et magamine on teoreetiline tegevus paljuski. Kui midagi ootad, siis saab magada. Aga kuidas kas sul on samamoodi, et kui ootad, siis saab magada või on sul ikka vahepeal natukene lõõgastumisruumi ka? No ma ütleks, et kooli kõrvalt on suhteliselt harva, aga muidu küll jah, kui midagi peab ootama, siis saab magada. Selge. Aga kordame äkki need asjad üle, tähendab, me kordame, nüüd jõuame sinna esimest korda öösaates, aga need sellised olulised asjad, et kui nüüd keegi kuuleb, mõtleb, et tahaks ka viikingitega liituda, et mida siis noor inimene täpselt tegema peab, et see tema jaoks võimalikuks saaks? Ta kindlasti seda kuulevad siis meie valla noored on ja? Jah, loodetavasti küll. Siis see on nii ebameeldiv küsimus, sellepärast, et kuna ma olen üksi siin ja mul on 30 kotkast, mul on põhimõtteliselt terve kolmapäevane päev on mul eraelu kõrvalt kotkastega, siis ma tegelikult, ma tahan neid juurde võtta, aga seni, kuni ma ei ole endale leidnud endale kõrvalt rühmapealiku abi, siis ma seda ei teeks. Aga see on jälle mingi sulgude vahel, on siuke vile, et nad on alati teretulnud sinna kolmapäeviti. Alates kella 5 on koondused, et seal läbi tulla, seda vaadata, arutleda ja mingisugused asju me saame teha koos. Aga praeguse hetk, kuna meil on ka ruumid seal all väiksed, me ei mahu juba ruumidesse ära, siis reaalselt edasi anda suuremale kiivuliste parvele siis seda õpikohta muutub mul üksi raskeks. Et ma näen, me teeme see tund aega selle koondust läbi, kuna see seltskond on niivõrd suur, et ma ei suuda neile kõik seda vajalikku edasi anda. Arusaadav. Aga ma teen parendusi ja luban, et äkki valla toel ka, kuigi saame mingiseid ruume või midagi, et me saame nagu natuke suuremalt edasi minna. Aga teretulnud on nad alati. Ma ei astuge ligi, arutame, plaanime. Kui on nagu vanusegrupp, ütleme, et üle 10 on nagu lihtsam viia samale rajale, kus on praegu näiteks ütleme siis Bravo salk, aga
7-8 aastastega on nagu keeruline, et mind ei jagu nii palju. Arusaadav. Jah, tegevused on kindlasti veidi teistsugusemad. Seega oleks väga hea, ma kasutan ära ka seda hetke, et vallas, kui on inimesi, kellel on mingised oma hobid või tegevused, mida ta tahaks anda edasi ka siis kotkastele, see oleks väga tänuväärne, kui ta võiks minuga ühendust võtta, me tuleme külla või tema tuleb meie juurde, tutvus, kellel on mingi hobi, kes kogub mõõkasid, näiteks on tulnud sellised käsitööd, on sepp või midagi iganes, ka üleskutse naisterahvastele, kodutütardele näiteks samamoodi ühendust võtta ja seda pakkuda. Ja kellel me oleme alati nõus tulema ka talgupäevale, et kotkad saavad mingi õpikoha kuskilt, meie panustame siis talgupäeval, et kõik siukene koostöö valla inimestega on väga teretulnud. No see on igati raamist kastist välja tulla. Ja ma saan aru, et kõige kergem on sinuga saada kontakti kas siis Facebooki teel või siis ma saan aru, et guildvee@gmail.com. Just nii. Et sinna kirjutada ja sealt saab juba kõik vajalikud vastused. Nii on. Aga ennem veel kiire selline küsimus ka, et aga kas ja ma arvan, et see vist on äkki suunatud võib-olla rohkem sinule kui nooremale inimesele, et aga kas Aitäh! See oli kompliment, see oli puhas kompliment. Aga minu küsimus on see, et aga kas on viikingitel ka mingisugune selline sotsiaalmeedia koht, kus saab nii-öelda tegevustel asjadel silma peal hoida internetiavarustes või seda veel hetkel ei ole, see veel tuleb või tähendab tegelikult on küsimus mõlemale selles mõttes? Mina laetan, kinnine grupp on liikmete vanematele, liikmetele endale, kus käib info jagamine. Aga üldiselt noorkotkaste kohta saab info Tartu Maleva lehe pealt ja seal on ka rühmad, kus eri piirkondades, millised rühmad on ja on ka kontaktid, kui ühendust võtta. Ja seal te vaatasite ka ise, seal ka räägime, mis me teeme Maleva põhiselt. Aga meil on see vennaskond siukene, meil on kinni peidus olema. Arusaadav, see peab ikka olema mingi prestiiž, peab ka juures olema. Kotas ei ole lihtsalt lind. Just. Täpselt, aga enne veel kordame veel selle ka ruttu üle, et kolmapäeval toimub see kogunemine noortekeskuses, eks ole, mis siis asub meil siin samas meie enda vallamajas ja ma vaatan siin praegu on mul ees teie plakat, et ma saan aru, et kellaaeg on siis muutunud, et on nüüd kella 5, mitte kella 6. Kuna nüüd on 2 salka, et ma kardan, et me venime veel sinna ettepoole ka, et muudku painutame seda, mida rohkem tuleb kotka tiivulisi, siis seda rohkem me peame ka aja tolerantsi nagu suurendama, et. Arusaadav. Aga enne veel, kui pillid kotti paneme, küsime teilt põlemalt ühe sellise küsimuse ka, mida oleme kõikidelt saate külalistelt küsinud. Et kas teil on mingisugune, ma ei tea, selline mõte või tsitaat, ma ei tea, kusagilt raamatust, filmist, mis iganes, mis on kuidagi niimoodi 2 kõrva vahele kinni jäänud ja mida võib-olla tuletate meelde siis, kui on niuke raske moment, kas on lihtsalt hall esmaspäev või niuke keeruline olukord metsas näiteks? Absoluutselt. Isamaa auks alati valmis. Super. Ja sul? Täpselt sama asi, aga üks on veel. See on võetud Briti eriüksustelt. On siis ingliskeelne ütlus, et slow is smooth and smooth is fast. Ehk siis, et võtta asja aeglaselt, siis sa saad seda teha sujuvalt ja kui sa teed sujuvalt, siis see läheb kiirelt mööda. Ma olen sellega 100% nõus ja kuigi ma olen nagu väga asjakauge inimene, siis seda olen ka mina kuulnud ja see on minu arvates ka üks väga-väga super ütlus igas eluvaldkonnas, ma ütleksin, et selline kiirustamine, rahmeldamine kipub palju probleeme tekitama. Aga igal juhul kiirelt küsin veel üle, kas jäi midagi olulist mainimata, rääkimata, mida võiks veel kindlasti siin saate lõpus võib-olla mainida, kas või üle korrata midagi või tundub, et praegu esimene saade nii-öelda sai räägitud? No tegelikult sai räägitud, aga mina võin, kellel on küsimusi mulle, ma võin nendega veel rääkida.
Et ühesõnaga email alati avatud, kirjutage küsimused, asjad ja kui nii-öelda tahate oma silmaga esimest korda kaema tulla, siis kolmapäeval on seda võimalik nii-öelda teha tulla. Ja nii ongi. Väga-väga tore. Suur-suur aitäh, et veel kord, et te leidsite selle tunnikese, et meiega siin natukene või minuga täna ma narrin meie ütleme muidu natukene juttu puhuda ja loodetavasti äkki mingil hetkel jälle saates tagasi ja siis juba uued põnevad jutud, aga veel kord aitäh. Olge hea. Palun.